Te saate täna kiusata oma autosid ja meie saame kiusata teid. Ehk siis siin on väiksed vigursõidu elementidega rajad maha pandud. Reeglid on väga lihtsad, kõik on ajapõhine. Ehk siis kiirem võidab. Ja ankeedid täitke ära kindlasti. Ja need 4 esimest etappi, mis siin lintidega tähistatud on, need on kõik vabas järjekorras. Et peale seda, kellel on veel julgust, võib katsetada minu võistlusauto peal seda 5. etappi aja peale. Okei, läks. Mis läheb linti, jah? Kurat, natuke kaugemale saada vist. On tehtud, ei ole? Nii, aga lähme, jah? Davai. Või käib nüüd paremale? Paremale? Jah. Ega lähme esimene? Oja vasakule siuke. Nii, paremale. Veel. Otse. Tagasi vasakule. Vasakule veel vasakule. Otse. Ta paremale natukene. Nii, vasakule. Kõvasti. Paremale. Hoia nii. Paremale. Hoia lõpuni paremale. Siin kiiruse peal ei saa seda. Või selles mõttes, et kiiresti sõita ei kannata. Minul on juba pilt sassis, ma ei saa mitte midagi arva. 500 km tagasi tegelikult, jah? Jah, just. Vasakule. Lõpuni vasakule. Natuke paremale. Vasakule. Lõpuni vasakule. Paremale. Natukene. Veel paremale. Otse. Vasakule. Paremale. Paremale kõvasti. Vasakule. Veel. Kõik. Meil on siin selline reegel.
aia sees tohib sõita ainult tagurpidi. Slaalom, postide vahelt läbi. Postide maha sõita ei tohi. Vahet pole kumba pidi? Ei ole vahet. Tagurpidi. Postide maha sõita ei tohi, linti kanti sõita ei tohi, edaspidi sõita ei tohi. Kõikide nende asjade eest, mida ei tohi teha, saab 10 sekundit ajale juurde. Iga ühest eraldi ja niimoodi korda nagu seda teete. Kui te olete valmis, siis ma panen aja käima. Tagant teete ringi ära, tulete siia tagasi. Samamoodi tagurpidi slaalomit. Olete valmis? Tähelepanu. Valmis olla. Start. Käsi aknas teile ei pane. Hea kannatlik publik, vaprad osavõitjad, kes te siin ei ole veel koju läinud, olete ikkagi veel siia paika jäänud. Tulemuste arvestamine ei olnud lihtne, sest neid numbreid oli siin üksjagu ja oli tegelikult päris palju ka võrdseid tulemusi. Kui me neid tabeleid kokku lõime, siis juhul kui ajapunktid tulid võrdsed, me vaatasime sellist asja, et kas on erinevus nendes kümnendiks, sahendiks sekundites, mida üldiselt ei olnud, ja juhul kui ajanumber oli identne, siis vaatasime seda, kes on teinud vigu, kes mitte. Lugesime paremaks selle tulemuse, kellel ei olnud ühtegi puudet või lindi näppimist või mingisugust muid trahvipunkte. Aga sellegi poolest ikkagi oli võistlus esimese 4 positsiooni osas üsna tasavägine. Ja nii pidime panema pead mitmekesi kokku, korradega otsustame ära, kuidas siis leida see, kes saab 3. koha. Ja kasutasime jälle sama loogikat. Võtsime, et 5. katse oli kõige raskem. Tõstsime esile selle, kellel oli 5. katse aeg parem. Ja tema saab 3. koha. Muude tehniliste numbrite järgi oleks olnud 3. ja 4. võrdne. Nii, 3. koha tipule määrimine oli keegi, kes oli ekraani peal, aga pilt kustus ära nüüd. Kui ma seda uuesti näeks. Olemas. Taavi Tali. Taavi Talil tuli kokku siis 65 punkti.
ja auhinnaks, mis on siis sel presidenti poolt orgunnitud, oli ümbrik. Ümbriku sees peaks olema midagi, mis pakub ihurõõme. Võib minna üksi, võib minna kahekesi. Kes tahab täpsemalt teada, eks küsige tema enda käest. Teise koha meie tabeli arvestuse järgi sai 68 punktiga Vladimir Feldman. Teise koha auhind mu mälu järgi peaks olema mitte oma ihule, aga midagi auto ihule. Väike tehnohoole, midagi taolist. Nii, ja nüüd esimese koha tänases võistluses sai juba sutsu suuremate punktidega. Kui see nüüd jälle paistaks siin. Jaanus Setifori. 77 punktiga. Võiks öelda, et 9 punkti vahet teistega. Üks väike tseremoniaalne asi ka veel. Esimene, teine, kolmas koht. Et palun jääge siia, teeme nüüd pildi ka sellest sündmusest. Olete te veel olemas? Tõske käsi. Kus on esimese koha mees? Nii, teise koha mees, kolmanda koha. Palun tulge oma autodega koos. Otsime hea koha. Võib-olla siis selle värava ette ja jätkustame selle hetke.